Ja tere kuulama, tänases loengus vaatame üle selle, kuidas teha peentöötlust. Ja väike spoiler siia ette, et peentöötluse tegemine on tegelikult palju lihtsam kui nende efektide ükshaaval paika seadistamine. Eriti kui seda teha Reaperis. Ja vaatame selle tööprotsessi siis üle. Tegelikult lühidalt öeldes käib tööprotsess sedasi. Kõigepealt siis siinsamas Reaperis salvestad episoodi ära, ükstapuha mitu inimest seal siis on ja igale reale paned peale efekti keti, ehk siis effects chain on inglise keeles ja siin Reaperis on ka näha, siin all on need efekti ketid, ehk siis efekti need kogumid mul kõik olemas ja neid efekti kette sa saad ise salvestada ja see ongi kogu see peentöötlus, ehk siis ühe korra tuleb see efekti kett paika panna ja tulevikus sa kasutadki seda efekti ketti, ehk siis see on üks sama setting kõikide nende juttude, kõikide podcasti episoodide jaoks ja sa pead seal selles keti sees olevaid efekte ainult ükshaaval. No seal on nagu kompressor ja equalizer ja võib-olla mingisugused muud silujad. Sa pead neid ainult ükshaaval võib-olla natukene muutma, kuna inimeste hääled ongi erinevad. Ja näiteks siin sellel salvestusel mul on praegult peal seesama minu efekti kett. Ja kui ma teen nips, siis praegult ma võtsin selle nüüd maha, nüüd te kuulete siis seda minu mikrofoni originaalset häält ja niimoodi, nüüd on siis see efekti kett jälle peal niimoodi, et ega seal nagu midagi väga muud, väga rasket ei olegi ja see raskus, mis võib olla, on ikkagi selle töö selle sisuga. Jah, loomulikult podcasti enda episoodi, enda produtseerimine ja selle sisu paika panek, aga nüüd selle helifaili töötamisel on siis ka sealt, et vaadata kust kohast mida võtta, võib-olla midagi välja võtta, võib-olla jätta. Selle sisuga ei pea nii palju tööd tegema, aga ikkagi see sisu tuleb kõik ära üle käia. Kui on näiteks 3 rääkijat ühes episoodis ja iga rääkija on omal real, siis võite arvestada 3 tunni tööga, sellepärast et ühe rääkija läbi kuulamine, võib-olla ta seal köhatas, võib-olla ta keel vääratas, võtabki tund aega ja tunni ajal see heri läbi kuulamine võtab tund aega. Nii, aga täna teeme siis nii, et salvestame siin samas Reaperis ühe väikese lõigukese ja seda sama lõigukest siis püüame töödelda. Nii, siin on mul juba salvestamine on paika pandud. Kui see punane nupp siin sisse vajutada, siis ta hakkab nagu salvestama, ehk siis ta nagu aktiveerib selle rea salvestamise jaoks ja paneme salvestama. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peentöötlust. Tegelikult peentöötlus ongi see tavaline töötlus. Nii, selline lõik on meil salvestatud, kuulame ta ka üle. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peentöötlust. Tegelikult peentöötlus ongi see tavaline töötlus. Nii, nüüd see heli nii-öelda siksak siin, ehk helilainete kuvand, siin peal on liiga nõrk, on näha, et on liiga nõrk, vaatame üle selle, mismoodi teha podcast. Nüüd siin Reaperis on selline tööriist, mis tuleb ette sedasi. Minu jaoks on ta pandud siin kontroll või see alt A, aga Reaperis saab kõik asju seadistada ja sätestada oma käe järgi nii välimust kui ka kõiki shortcut'e niimoodi, et siis teil võib see kuidas iganes olla. Aga nüüd siin see on see loudness tool, see ei ole mitte plugin, aga see on üks asi, mis siin sees on juba olemas, tööriist, eks ole. Ma saan sellega vaadata, kui vali see on. Nii, ja see on -36 lufsi, LUFS, et siin väga paljud mõõtühikud ongi lufs, see näitab siis heli üldist valjusust ja 36 lufs ja on siis natuke liiga vaikne töötlemiseks. Töötlemiseks on paras valjusus -23 lufsi. Parem klikk peale ja -23. Nii. Korras, kuulame veel. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peentöötlust. Tegelikult peentöötlus ongi see tavaline töötlus. Nii, ja nüüd isegi need näidikud siin lähevad punase peale, aga selle me kohe saame ära korrigeerida. Nüüd see, mida me teeme, ongi see, et me paneme siin Reaperis koos teiega kokku ühe efekti keti. Ja teie saate selle video järgi ise samamoodi endale Reaperis luua efekti ketti ja salvestada selle efekti keti tulevasteks episoodideks.
kui te loomulikult hakkate kasutama Reaperit, aga jällegi, kui teil on ka mingisugune teine helitöötluse programm, näiteks GarageBand või ükstapuha, mis teine programm, minu meelest Audacity's sellist keti loomise võimalust ei ole, ma ei ole päris kindel ka, aga ka teistes professionaalsetes helitöötluse programmides on selline võimalus sees olemas, siis tegelikult saate ka teistes programmides sama keti kokku panna, vahet pole, mis programm on, need pluginad ja need seaded on täpselt ikkagi enam-vähem samasugused, lihtsalt graafiline väljend on natuke teine. Kõige esimene plugin, mille me peale paneme on kompressor. Klikkasin siia sellele FX nupule, mis siin on. Ja nüüd siin alla minule pandud siis need efektid kõik ja siin vasakul on need efektide nende kogumid ja kõik on Kuku. Kuku on muideks selle Reaperi tarkvaratootja nimi. Kuku. Need vennad on ikka entusiastid, nad on tõesti, nad ei ole imelikud, aga nad on sellised omamoodi ja nad on tõesti oma ala täielikult fanaatikud, et see ei ole nagu mingi suur korporatsioon, mis ainult nagu kasumi teenimise jaoks teeb mingisugust ägedat programmi, aga nad on nagu tõesti hullud fanatid on, nii et see, selles mõttes see programm mulle ka niipidi väga meeldib. Ja siit võtame sükse plugina nagu Rea Comp. Muideks, mitte Rea X-Comp, aga Rea Comp. Muideks üks selline nõuanne, ükstapuha millises nii-öelda helitöötamise programmis te olete, siis alati selle programmi tootja enda pluginad, mis ta on koos selle programmiga kaasa pannud, need üldiselt töötavad kõige lihtsamini, kõige paremini. Alati võib ka juurde osta ja mina ka olen juurde ostnud neid pluginad, aga ma kasutan ka väga palju neid programmi enda sees olevaid pluginaid. Ja kui te tõmbate omale Reaperi alla, siis seal sees on tegelikult täiuslik set kõiki pluginad, mida teil vaja võib minna. Tõmbasin kompressor, sedasi näeb siis kompressor välja. Nüüd jääd tere kuulama. Siin on samad settingud siis. Kõne jaoks paneme siis selle kusagile miinus 0,1 millisekundit ja release paneme, no nõst olla ka 10, 20, jah. No niimoodi suht vähe, eks ole. Ehk siis ta suhteliselt jõuliselt, eks ole, mida väiksem see attack time on, seda jõulisemalt ta rakendub, jah. No siit võime miinus või 0,20 panna, jah, nii. Ja nüüd ratio paneme sellise suhtarvuse vahekord 2,42 või 2,42 ühele. See on üsna paras. Kuna sellises efekti ketis võib olla siis mitu kompressorit, üks on alguses, teine lõpus. Sellepärast, et kui sa vahepeal nagu lisad igasugust efekte sinna juurde, siis tegelikult nad kõik mõjutavad seda helilainet ja see võib muutuda nagu suuremaks, pikemaks, et lõpus on vaja jälle natuke maha saagida neid nurgakesi ja neid teravaid otsakesi sellel heli, sellel joonistusel siin. Nii. Ja siin on nüüd threshold, ehk siis see, kust maalt hakkab, ühesõnaga, kui palju sa seda efekti peale paned, see on siis see slider siin. Ma tõmban selle aktiivseks, siit ülevalt selle mõõdik joone pealt ja vajutan siin seda nuppu. Aha, see oligi sees juba. Ehk siis see paneb kordama, teeb seda, et see kordab ja kuulame. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mis jälgige seda kohta siin. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peentöötlust. Tegelikult peentöötlus ongi see tavaline töötlus. Nii, paneme veel kord käima. Ja tere kuulama. Tänases 4,8, 3,5, ütleme, et natukene. Ja tere kuulama. Tänases loengus üldine reegel on selline, et kompressor võiks kõne puhul, vähemalt sellises keti selles variandis, nagu minul siin on, kompressor võiks vähendada neid kõige valjemaid hääli kusagil 2, 3, 4 detsibelli, mitte rohkem. Ehk siis ta võtabki natukene maha, ta võtab kõige teravamad tipud ainult maha. Ja siin on ka siis plugin ja plugin sa paned nagu layeri selle heli peale niimoodi, et me ei näe siit sellest helipildist, me ei näe, et kuidas see heli nüüd siis muutus, aga kuna see on siin peal, siis me näeme, et enne ta jaoks siis... Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame peentöötlus. Võtame korra maha selle peentöötlus. Jah, näete. Nüüd ta lõi punaseks, aga kui ma panin selle kompressori siia peale, siis ta annab punaseks ja löönud. Järgmine efekt, mille me peale paneme, on equalizer.
Equalizer tegeleb sagedustega ja muideks siuke lugu on, et nii telefoniga, nii mikrofonidega, nii odavate, siukeste lihtsamat sorti mikrofonidega, mis on küll professionaalsed, aga siuksed natuke lihtsamad, odavamad, kui ka väga kalliste mikrofonidega, siukestega, mis maksavad 10 000 eurot ja võib-olla rohkemgi veel, siis kõigil on üks sama lugu, nad alati salvestavad ja jätavad peale hästi palju siuksed madalaid helisid. Näiteks kui ma räägin siin, siis see mikrofon on mul siin all, jah, siis tegelikult on niimoodi, et minu suust ikka tulevad need helid, mis nii-öelda siuke, mida teie võib-olla, kui me räägiksime, siis te ju ei kuule seda, aga mikrofon on ju armutud, ta salvestab kõik peale. Niimoodi, et esimene asi, mis selle Equalizeriga tuleb teha, siin otsas on madalad sagedused, siin otsas on kõrged sagedused ja siin on see nagu nii-öelda üleminek, tuleb võtta maha madalad sagedused ja kusagil 100 Hz juurest tuleb siis nagu maha keerata. Vahet pole, millisest helitöötluse programmis te olete, kõikidel on enam-vähem samasugune setting on igal pool. Nii, kuulama tänases loengu ja muideks see madalate sageduste maha võtmine on ka selle jaoks hea, et helivaljusus saab olla digitaalse heli puhul kuni 0. Nüüd, see ei ole tähtis, millised need sagedused on, mis seda helivaljusust tekitavad, kas need on kõrged sagedused, mida me ei kuule või madalad sagedused, mida me samuti ei kuule. Aga tavaliselt on madalaid sagedusi väga lihtsam, nagu hästi valjusid sagedusi salvestada siia mikrofoni kaudu. Niimoodi, et tegelikult selle jaoks, et saada optimaalne heli tugevus, siis tulebki madalad helid ära lõigata, et nad ei lükkaks nende kuulmatute helidega seda nii-öelda üldist helinivood sinna 0 lähedale. Ehk siis, kui me siit nagu maha võtame, siis läheb heli natuke paremaks. Järgmine asi, mida me teeme, on siis jätame siit natukene, hästi natukene siia mitme hertsi juurde, siin on 120 hertsi. Nii, siis me tõmbame siit 300 hertsi juurest kusagilt tõmbame korra alla. Vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peentöötlust. Tegelikult peentöötlus ongi see. Nii, selle viimase lõpus tõstame natuke üles niimoodi ja nüüd lisame siia ühe nupsi veel juurde ja see on siis selle jaoks, et see võtab neid S-tähtesi natuke vähemaks. S-tähtedest ma räägin natuke rohkem mõne minuti pärast, aga praegu paneme siia selle esimesele Equalizerile, paneme selle siia peale. Vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti. Vaatame üle selle, mismoodi. Vaatame üle selle, mismoodi. Vaatame üle selle, mismoodi. Nii. Esimene Equalizer on peal, umbes sellist pilti te võite kasutada igasuguse programmi puhul, helitöötlusprogrammi puhul näete siin sellega on veel hea. Ükstapuha, kui suureks ta teete kohe nagu aken läheb nagu suuremaks kaasa ja see ei ole sugugi mitte süki iseenesest mõistetav variant siin, aga see on väga hea variant. Järgmine asi, mille me peale paneme, on mürasummutus. Kuulame. Ongi see tavaline töötlus. Ja tere. No siin on ka natuke seda müra peal, aga teate, ma arvan, et teeme niimoodi, et ma salvestan ühe jupi siia lisaks, et me saame vaadata seda mürasummutust. Kuidas see mürasummutus nagu paremini välja näeb ja ma salvestan selle kõvema müraga. Selle jaoks ma nihutan mikrofoni endast eemale ja räägin nagu mikrofonist eemale, et siis see läbi selle kaja tuleks see heli siia ja mikrofon on kõlari juures, siis sama mikrofon on kõlari juures, siis ta salvestab seda kõlari urinaga. Alati, kui on karta, et ruumis on kõva müra, siis hoia natukene vaikust, et saada kätte müra profiil. Nii, päriselt ka. Ja nüüd oleme tagasi jälle, on jälle parem selge heli, eks ole, nii, see heli on siin väga nõrk. Ruumis on kõva müra. Hirmus, eks ole, ja vaadake, kui palju sõltub sellest, ma nihutasin 50 sentimeetrit mikrofoni endast eemale. Ja nüüd kasutame meile seda tööriista, mille nimi on Loudness ja aktiveerisin selle helilõigukese siit, vajutan Analyze ja -46, seda on liiga vähe, parem hiiregraaf pihta ja tekib meile siis see enam-vähem normaalse valjudusega heli. Alati, kui on karta, et ruumis on kõva müra. No on. Nii. Selle jaoks, et me saaksime seda müra vähendada, teinekord on tõesti süke olukord, ma soovitan alati müra vähendamisega tegeleda enne salvestamist, mitte pärast salvestamist.
aga ka minul on see olukord, kus minule minu kliendid saadavad näiteks juba podcasti episoodi töötamiseks ja seal on täpselt niisugune müra nagu on, nii et siis sellega tuleb tahtmata tegeleda. Siis mürasummutuse jaoks on see Reaperil endal olemas efekt, mille nimi on Reafir, paneme selle siia peale, mis võtad siit lohistada siia samasse kõrvale. Nii, Reafiri jaoks tuleb siis teha aktiivseks ainult müra. Nii. Ja siit tuleb panna siis subtract, siit tuleb valida precise, siit tuleb panna 1024 ja nüüd igaks üks võetame reset ja siin peab olema punane joon siin üleval. Ja nüüd, kui ma vajutan selle linnukese alla ja panen tööle, siis ta joonistab siia selle müra profiili, kohe näete. Nii, korras, nüüd võtan linnukese kohe ära. Linnukest ei tohi sees hoida. Ainult selleks ajast, kui te müra profiili nagu salvestate, siis tohib selle linnukese sisse panna, pärast võtate uuesti ära. Nii, ja tere tulemas, siin on meie müra profiil. Ja kui me nüüd kuulame, siis on kõva müra, siis hoia natukene vaikust. Ehk siis see hääl on natukene nagu läheb sükseks imelikuks nagu telefoni heli oleks. Aga muideks ma võin teile saladuskattele ütelda, et kõik müra summutavad efektid, ükstapuha millised kui kallid, nad kõik natuke teevad heli halvemaks. Niimoodi, et selle efektiga saab müra vähendada, aga mitte täiesti ära võtta. Ükski müra eemaldusefekt ei võta müra täiesti ära. Või siis teiselt poolt, et jättes siis heli täpselt samaks. Müra saab vähendada ja seda me ka teeme. Hoides Mac'is all õunaklahvi ja PC's all kontrollklahvi, saame nihutada seda kõrgust ja paneme kohe mängima ja kuulame. Siis on kõva müra, siis hoia natukene vaikust, et saada kätte müra profiil. Kui on karta, et ruumis on kõva müra, siis hoia natukene vaikust, et saada kätte müra profiil. Kui on karta, et ruumis on kõva. Kuulame korraks ilma selle efektita. Siis on kõva müra, siis hoia natukene vaikust, et saada kätte müra. Nii, ja koos efektiga. On kõva müra, siis hoia natukene vaikust, et saada kätte müra profiil. Nii. Tegelikult ma näitan teile pärast ka enda pluginad, mis on siis minu ketis ja seal on ka väga palju ostetud pluginad ja seal on ka väga häid müra summutajaid, mis on siuksed töötavad kuidagi hästi mingisugusel lihtsal põhimõttel. Aga praegusel hetkel me jätame selle plugina siia sisse, kuigi meie nii-öelda salvestatavas helis, mida me siin alguses salvestasime, ei olnud seda müra nii palju, siis selle efekti keti jaoks me jätame selle plugina siia sisse, aga võtame ta inaktiivseks, kui siin linnukest ees ei ole, siis ta ei ole aktiivne ja ta võib siin keti sees olla. Pärast me salvestame selle keti, hiljem kui te panete peale, siis teil on võimalus valida, kas te nii-öelda aktiveerite selle mürasummutaja või ei aktiveeri. Nii, praegusel hetkel meile tundus, et selle lõigu jaoks olid okei, aga tegelikult meil seda vaja ei ole. Niimoodi, et võtame ta siit ära ja selle efekti lihtsalt paneme siit reset, sellepärast, et sellist müra profiili rohkem kusagil nagu vaja ei ole. Nii, nüüd jällegi järgmine asi, mida me teeme, on tegeleme S-tähtedega, ehk siis DSR on selle asja nimi, mis võtab siis S-tähed ära. Meil siin Reaperi pluginate hulgas DSR-it ei ole, aga internetis ja YouTube'is on olemas lugematu arvu juhendid, mis kõik ütlevad, kuidas ja mismoodi kasutada Reaperi pluginaid. Ja selle jaoks, et S-tähti vähendada, saab kasutada mitut meetodit. Meie siin või mina õigemini kasutan siis kompressorit. Reaperi kompressoril, mis siin sees kohe kaasus on selline omalaadne võimalus, et sa saad valida seda sageduste vahet, kus sul see S on. Niimoodi, et kompressor rakendub ainult siis, kui ta kuuleb S-tähte. Nii kui S-tähte kuuleb, nii teeb heli vaiksemaks ja täpselt seda meile vaja ongi. Kohe ma näitan. Ma tean, et minu S-tähe sagedus on kusagil 3000 ja 8-9 vahel. Nii. Jälle hästi kiireks paneme attack time'i ja release'i ka hästi kiireks, et me tahame, et kohe kui see S on ära öeldud, okei, võib-olla natuke paneme siit 16 millisekundit näiteks, te saate seda ise katsetada. Me tahame kohe, et kui S-täht on ära öeldud, et siis ta laseks ikka lahti, et ta seda enam siis on vaikseks ei tee. Nii. Ja ratio siit võime panna, mingisugune, ma ei tea, 7, 8, 12, niimoodi päris palju. Väga palju ka ei maksa, aga ma kohe näitan teile, et kui palju on vaja seda S-i vaiksemaks võtta elus näite põhjal.
teeme siit aktiivseks ja kuulame. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peentöötlust. Tegelikult peentöötlus ongi see tavaline töötlus. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peentöötlust. Tegelikult peentöötlus ongi see tavaline töötlus. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peentöötlust. Tegelikult peentöötlus ongi see tavaline töötlus. Ja tere kuulama. No nagu te aru saate, siis tegelikult on ka sellest, kui ma ütlen siis on seal ka seda S-tähe materjali sees. Aga nagu te nägite, siis S-tähe ehk siis de-essingut on mõtet teha kusagil 2, 3, 4 detsibelli, mitte rohkem. Ma näitan teile, mis juhtub siis, kui te panete liiga palju de-esserit peale. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha. Tänases loengus vaatame üle felle. Olete vahest reklaamis kuulnud raadios, mismoodi seda de-esserit kogemata liiga palju peale läinud ja siis ongi nii, et tulge meie poodi Oft Cafe, eks ole. Parim toode üldse. Et see ongi selle liigse de-essingu peale keeramise põhjus. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peentöötlust. Nii. Umbes nii palju on täiesti paras, sellepärast, et meil on siin alguses ka equalizer ja equalizeriga võttasime ka natuke seda S-tähte vähemaks ja siin me ka nagu natuke vähendasime S-täht. S-tähega on see jama, et nüüd praegusel hetkel see ei pruugi üldse segada. Aga nüüd me selle etappi siin lõpetame varsti ära ja siis me läheme seda sama episoodi masterdama. Näidis episoodi, jah. Ja masterdamisel veel kord tehakse helitugevusi ja kompresseeritakse natukene veel. Ja tavaliselt on niimoodi, et kõigi tulemuste koos mõjuna see S hakkab mõjuma tugevamini kui teine jutt. Niimoodi, et kui sa kuulad mõnda episoodi, mõnda podcasti, kus ei ole selle de-esseriga üldse tegeletud, siis seda on jube vasti kuulata, sellepärast, et see S-täht on liiga vali. Lisaks, mõnel on nagu väiksed kõlarid, teisel on suured kõlarid. Ehk siis igas kõlaris võib olla täiesti teistmoodi ja mul on endal ka olnud vahel nii, et just kui keerasin nagu natuke peale, aga võib-olla liiga vähe. Põhimõte selles, sa pead selle S-tähega tegelema. Mõnel inimesel on eriti tugev S-täht ja siis tuleb võib-olla rohkem peale keerata. Ja pole midagi teha. Kui mõne inimese S susiseb rohkem, siis sa peadki rohkem peale keerama. Mis parata siis? Aga see on ikka parem, kui et see susin hakkab nagu häirima seda kuulamist, sest et ta tundub valjem kui muud sagedused. Nii, järgmine asi, mida me teeme, on põhtähed. Tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle peen. Võtame korras kõik efektid pealt ära, kuulame ilma efektideta. Peentöötlus. Okei, siin praegult ei ole seda, et ma olen mikrofonis vist parajal kaugusel, et see heli ei lähe nagu liiga madalaks ja muidugi mul on siin ka veel kompressor peal ja siis on mul siin ka pult, kuhu see mikrofon on ühendatud ja pultis keeratakse natuke teravaid ja keskmise kõike nagu tuunitakse niimoodi, et see heli, mis tuleb siit mikrofonist, on juba ära timitud natukene. Aga kui sul on mikrofon, mis on näiteks USB mikrofon, mis ühendatakse otse arvutisse või sul on mikrofon, mis ühendub otse helikaarti, siis sealt tuleb täiesti toores heli ilma ühegi töötluseta, siis on neid madalaid palju rohkem. Aga meie siin vaatame praegult nende asjade näitel. Sellepärast, et ka see oli nüüd de-esser, täpselt samamoodi nagu de-esseri jaoks. Teeme siin sükse asja vahepeal ära. Rename, parem hiireklahv, de-esseri pihta ja rename ja kirjutame siia peale de-esser. Nii. Samamoodi kui de-esseri jaoks on ka põhtähtede jaoks vaja kompressorit. Kompressorit saab seadistada ka põhtähti ära tundma ja võtma heli vaiksemaks siis, kui põhtähed tulevad. Samamoodi ei pea seda põhtähtede äravõtmist ka nagu üleliia palju tegema, sa teed nagu täitsa absoluutselt siledaks, vaid sa lihtsalt aitad seda programmi kaasa, sa natuke tõmbad vaiksemaks, sellepärast et kompressorid teevad ikkagi ka veel oma tööd. Aga nendele peab kaasa aitama, sellepärast et eriti paljud helid kipuvad ikkagi eriti valjuks minema siis, kui meil on see lõppmasterdus. Nii, ja see parem hiirega pihta kohe ja valime siit rename. Ja põh.
miks ma ütlen põh, sellepärast, et inglise keeles on selle nimi plosive, siis ma ei tea, kuidas eesti keeles on, aga jah, plosive, et see plosive on see, mida selle jaoks on olemas ka muideks spetsiaalsed efektid, samamoodi nagu ka DSR jaoks on olemas spetsiaalne plugin, mida te saate osta poest ja tõmmata pannamal peale niimoodi, et sa ainult keerad kusagil nagu ühte nuppa näiteks ainult, aga siin saab seda ka täiesti niisama teha ja kui sa ühe korra selle paika paned, ega siis tulevikus saadki seda sama asja ka kasutada niimoodi, ega sa ei pea hakkama seda iga kord sättima ju. Nii, plosivite puhul on siis see helisagedus on kusagil 100 hertsist alla poole. No 99 hertsi käib küll. Siis attack time hästi väike ja release time ka üsna väike. Aga siin polegi timmida midagi, see on 14 millisekundit, see on juba nii väike aega ja reitija paneme suhteliselt kõrgelt 7, 8, midagi sellist niimoodi, et ta võtaks kohe kõvasti ja järsult madalamaks sellest hetkest, kui see põhtäht temale äratuntavaks saab. Podile peen töötlust, podile peen töötlust, podile peen töötlust, podile peen töötlust. Tegelikult peen töötlus ongi. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peen töötlust. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peen töötlust. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peen töötlust. Tegelikult peentöötlus ongi see tavaline töötlus. Ja tere kuulama. Tänases loengus ja tere kuulama. Näete, siin ja tere kuulama. Ma tegin ninaga niimoodi. Puhusin välja, kuna mul on mikrofon siin all, siis ka see nii-öelda õhk, mis satub minu ninast ja suust siia mikrofoni peale, siis ka see õhk on see madal. Ka see õhk on see madal sagedus, nii et ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peen töötlust. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peen töötlust. Tegelikult peen töötlus ongi see tavaline. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peen Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peen töötlust. Tundus, et kõige parem setting oli hoopis siin. 30 hertsi ja allapoole. Ka see aitab. Oleks parem, kui ta oleks ülealpoole. Võib-olla siis aitab, kui me paneme pre-kompi peale. Ta nagu vaatab ette seda heli juba, et et kui hea ta on, eks ole. Ja ta oskab siis paremini sättida neid. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peen töötlust. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peen töötlust. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peen töötlust. Nii. Mul ei ole siin väga tugevaid plosiveid, ehk siis väga tugevaid põhtähtesid, aga sellegi poolest see mõte, kuidas seda settingut siis siin timmida, kuidas seda kompressorit timmida, neid põhtähti ära tundma on see, et see punane tükikene siin peaks tööle minema ainult siis, kui ta kuuleb midagi sellist. Ta ei tohi kogu aeg olla punase peal ja ta ei tohi ka nii olla, et ta üldse tööle ei lähe. Ta peab natukene võtma maha ja täpselt see natukene ongi see, mida me tahame. Me tahame, et ta natuke tegeleks nende kohtadega, kus neid madalaid helisi, mida me ei taha tegelikult kuulda, kus neid siis mikrofoni sisse satub. Nii, järgmine asi, millega me tegeleme, on hingamine. Põh on siin sees olemas, ja? On hingamine. Kuulame. Ja tere kuulama. Tänases loengu episoodile peen töötlust. Episoodile peen töötlust. Nüüd ma ei ole siin nagu väga tugevasti hinganud. Vahepeal, kui ma mõnda juttu räägin ja salvestan ise, siis on see hingamine palju tugevam, aga mõnel inimesel on eriti dramaatiline hingamine või mõni hingab nagu iga lause järel, kui ta midagi ütleb ja siis või mõni räägib nii, et eile me ikka tulime mööda tänavat ja seal, et selle hingamisega peab tegelema. Selle jaoks on olemas
lugematu arv võimalusi tegelikult, sa võid osta plugina, sa võid käsitsi need ära keerata, sa võid mingisuguse muu settinguga nad kuidagi välja filtreerida. Aga siin Reaperis on üks väga kihvt võimalus sees, ma kohe sellest räägin, kõigepealt vaatame, kuidas käsitsi hingamisi välja võtta, sellepärast et mõnda hingamist ei ole võimalik välja filtreerida mitte kuidagi. Selle jaoks me vajutame selle reaktiivseks ja vajutame klaviatuuri pealt V-tähte ja näete, tuleb selline roheline riba siia alla ja nüüd kui ma hoian Macis õuna klahvi all, command klahvi all ja PC's peaks olema siis control klahv see, hoian seda klahvi all, siis läheb pliiatsiks, jah? Nüüd hiirega saab scrollides, saab zoomida sisse siin ja näete, siin on P. Me tahame seda. Ja nüüd ma joostan siia sihukese kaarekese. Koodile P. Ja nüüd ta läheb kohe vaiksemaks. Võid teha ka muidugi niimoodi, et sa tõmbate siit otse kohe nagu episoodile P töötlus. Ka see on hea variant. Aga sagedasti ma olen tähele pannud, et kui sedasi kaar tõmmata käega, siis töötlust teeme siia kahe näidiskaare kuidagi niimoodi. Töötlust tegelikult P. Siis ta võtab selle hästi nõrgalt on kuulda, aga ta ei katkesta ka järsku ära. Aga sellegi poolest ma näitan teile ühte võimalust veel, teeme undo, mis siin Reaperis on. Kui see heliklots on siin aktiivne, ehk siis see heli on aktiivne, siis vajutada klaviatuuri pealt D-tähte. Ja tuleb meile selline aken. Ja see tähendab dynamic split items. Ehk siis ta tunneb ise ära, kus kohas on vaikus, ta tunneb ise ära, kus kohas on heli ja ta lõikab välja tühjad kohad. Ideaalne, sellepärast et seda, kui vaikne on vaikus, sealhulgas ka hingamine, seda sa saad ise timmida. Niimoodi, et näiteks siit ma näen praegult, et nii, ma seletan need settingud siin korra üle. See linnuke peab väljas olema. Jutu puhastamise jaoks. When gate opens peab olema sisse lülitatud linnukene. When gate closes peab olema linnukene sisse lülitatud. Siin ei tohi linnukest olla sees mingil juhul. Ja minimum slice length ja minimum ja minimum silence length. Need võivad olla nagu üsna väikesed, sellepärast et me ei taha, et me nüüd kontrollime ette, et kui suur see vaikus tohib olla, see on rohkem rütmi muusika jaoks tehtud. Need võivad olla siin all otsas. Ja nüüd siin on threshold jälle, see on ka nagu omameti kompressor, aga ta töötab siis koostöös selle lõikamismootoriga. Hyperesis, see peab olema -11, ma päris täpselt ei tea, mis ta teeb, aga ta mul kogu aeg siin ja ta töötab väga hästi. Nii, ja nüüd on meil siis, see threshold on siis see, mille järgi tuleb kruttida seda, kui te seda natukene timmite, näete, siis natuke ootate ja siis ta rakendub. Tõmmame täitsa nulli, siis ta nagu võtab üldse nagu vähe, eks ole. Nii et kusagil siin keskel oli siuke päris hea variant ja lõikab kõik tühjad asjad välja. Praegusel hetkel on meil siin 12 sekundit seda heli, 12 sekundit. Kujutate ette, et teil on kolme inimesega episood, mis kestab tund aega. 3 tundi on seda audiomaterjali kokku, kui selle pealt kõik käsitsi läbi käima või kui kasutada mingit pluginat, mis peaks selle ohkamise välja võtma, siis jah, seda saab kasutada, aga põhimõtteliselt see timmimine võtab ka mingil hetkel aega, siis tegelikult selline töö kõrvaldab juba väga suure osa sellest tööst juba eelnevalt ära niimoodi, et see Reaper on üks täiesti imeline tööriist, siin on sellised võimalused sees, mida ma ei ole teistes programmides näinud. See efekt on võib-olla natuke sama moodni gate efektiga, mis samamoodi peaks võtma vaikuse sisse, aga mul on siin selle peal ka gate ja ma ei kasuta seda, sellepärast, et ta vahel hakkab valesti mõjuma ja vahel on niimoodi, kui ma teen või siis aga näiteks, kui ma köhataksin siia vahele, oleksin köhatanud, siis võib-olla pärast midagi ongi, siis tegelikult nüüd ta lõikab kõik need tükkideks ja palju lihtsam on seda ühte tükikest välja lõigata, kuna ta on juba valmis klots. Ma ei pea tervet heli kustutama ega käsitsi hakkama lõikama. Nii, vajutame siit split pikk jutt
ja nüüd ta tegi niimoodi, paneme korraks veel selle aktiivseks, vajutame T-klahv, ma näitan, mis peab sees olema. Remove silent areas, nii see linnuke peab sees olema ja siin on leading pad 50 millisekundit ja trailing pad 50 millisekundit. See tähendab seda, et ta algusesse, vaatame lähemalt, algusesse ja lõppu lükkab natuke eemale ja teeb need siuksed fade in ja fade out'id. Siuke tööriist on olemas. Super. ma olin tõesti üllatunud ja ma avastan siiamaani Reaperis need asju, mis siin kõik sees on. Kuulame korra üle, vaatame, kas me saame midagi ära kustutada ka, et te näeksite, kuidas see käib. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peentöötlust. Tegelikult peentöötlust lõppes liiga järsult ära. Tegelikult peentöötlus ongi see tavaline töötlus. See tavaline töötlus. Nii, aga mulle tundus praegu sedasi, et siin polnud midagi vaja välja lõigata iseenesest, kui tahad siit midagi ära kustutada, siis aktiivseks ja delete klahv ja kõik, eks ole. Ja ühe asja ma näitan veel ära, et Reaperis on tegelikult see lõikamine eriti lihtne. Ma ei tea teist programmi, kus oleks nii lihtne lõigata ühte helitükki katki ja see lihtsalt paned kursori siia ja võetud S-tähte, näed, ja kohe tehti nagu lõigati pooleks niimoodi, et see on väga lihtne. Teine asi, mida ma veel kohe näitan, on siis see, et siin on üleval selline toolbar, ma ei hakka kõike ära selgitama, aga siin on üks 9 klotsiga ikoonikene, kui seda vajutada sisse niimoodi, et kõik 9 klotsi oleksid valged, siis mitte niimoodi, vaid niimoodi, siis kui sellest esimesest tükikeste kogumist võtta kinni ja liigutada, siis kõik liigub kaasa, jah. Kui ma siit võtan kinni, siis liigub kaasa ainult need, mis siin taga on. Ja see on nagu väga vajalik selle jaoks, et kui sul on nagu mitu rida neid tükikesi mitme inimese jutud, siis on hea liigutada, sa tahad muusikaga seoses seda nagu panna paika, sellega on jube mõnus liigutada. Ja samamoodi on ka muidugi see, et kui me näiteks siit ühe ära kustutame, siis tagumised nihkusid siia juurde. Sellega peab ettevaatlik olema, sellepärast, kui on mitu rida teksti ja sa tahad ühe inimese jutust ühe sõna ära võtta ja kui sul on see setting sees, siis ta kustutab ka teiste inimeste häältest ja ribadest selle koha välja. Aga seda saab lihtsalt välja võtta, minul on see pandud klahvi kombinatsiooni all 1, 2 ja 3 ja seda kõiki need klahvi kombinatsiooni asju saab siin nagu sättida niimoodi, et väga mõnus ja väga mugav tööriist. Nii, järgmine asi, mida me teeme. Ja tere kuulama. Kuulame korraks ilma millegita. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peen. Ja tere kuulama. Nii. Minu puhul on siin praegu see heli juba üsna hea iseenesest niimoodi, et kahjuks ei kuule seda nii-öelda vahet, aga ta läks nulli ikkagi. Mõte on selles, et selle efekti keti alguses on nüüd siis mingi kompressor ja equalizer, et ta ei hakkaks nagu tegelema nende valede asjadega ja lõpus on samamoodi equalizer ja kompressor. Panemegi siia nüüd equalizeri. Ehk siis veel kord. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile nagu tera jämedaid peaks juures olema. Ja tere kuulama. Minu häälel on see kusagil siin keskel on üks väga ja see tuleb praegu väga selgesti välja, aga võib-olla neid jämedad võiks rohkem olla. Ja tere kuulama. Hääl on kuidagi nagu siuke tüüakam või siuke nagu kindlam, et kui ma selle siit ära võtan ja tere kuulama, siis kõlab nagu oleks mingi telefonist, eks ole rääkinud on. Aga paneme selle siia natuke juurde. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile, sest tavaliselt on neid kõrgeid tasub natukene üles tõsta, et see annab siukse ja tere kuulama. Ja siin on minu enda häälel isiklikult on siin kusagil ja tere kuulama. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha kusagil siin 5 kilohertsi juures natuke madalamal. Muideks need samad sagedused, kus me võtsime selle S-i välja, neid me saame nüüd tõsta, sellepärast, et seal on väga oluline selle heli siuke selgus ja tänu sellele, et S-tähed on juba madalamaks võetud, me saame neid sagedusi tõsta. Ja kusagilt siit. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peen töö.
siit natukene vähemaks ja siit natuke juurde ja siit natuke lisada, võib-olla isegi natukene vähem lisada, nii ja siit ka otsas ka natuke lisada, nii, kuulama. Ja nüüd paneme uuesti peale kompressori, see on nagu lõppkompressor, lasta veel kord silub ära kogu selle heli ja seekord võivad need settingud olla 3 ja 100 ja ratio paneme midagi 3 las olla. Tänases loengus vaatame ja üle. Hakkame timmima jälle selle threshold nuuga. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peentöötlust. Tegelikult peentöötlus ongi see tavaline töötlus. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peentöötlust. Tegelikult peentöötlus ongi see tavaline töötlus. Nii, siit midagi muud näppima ei pea ja kui see lõpu kompressor on siin paigas, siis ta ongi paigas, nii et tegelikult meil on see kõige elementaarsem, kõige lihtsam efektikett on nagu paika pandud ja täpselt sellisena ta võiks ka olla. Siin on ka nagu see lugu, et need efektid, mida ma siin kasutasin, ma igaks juhuks ütlen üle, need pluginad on siis kõik need, mis tulevad Reaperiga ostes kaasa. Järgmisena vaatame seda, et kuidas lisada muusikat. Kuigi see tundub väga lihtne, aga siiski vaatame selle veel korra üle. Selle saame ära peita. Nüüd mul on siin see aktiveeritud, nüüd me saame nihutame ta kohe ära. Nii, aga tõmbame siis lihtsalt, mul on siin 2 akent, üks on üleval, teine all ja ma tõmban lihtsalt, siin on Finder lahti mul, Windowsi kasutajad saavad Explorerist tõmmata lihtsalt selle vajaliku helifaili, ma tõmban lihtsalt siia rea peale ja kõik, rohkem polegi midagi vaja. Aha, üks asi veel, teeme undo. Nii. Selleks tuleb see siit kindlasti välja lülitada, sellepärast, et kui sa selle helifaili siia alla paned, siis ta automaatselt lükkab kohe ju teisi taha poole. Saale, proovime uuesti. Väga vabandan. Nii. Muusika hakkab siit pihta ja kuulame korraks seda muusikat siis. Ja tere kuulama. Tänases. Juttu pole üldse kuulda, aga muusika võiks ju niimoodi olla, eks ole? Nüüd selle jaoks, et seda muusikat siis paika panna, kõigepealt lõikame ta õigesse pikkusesse. Selleks paneme kiire või selle helipea siis siia. Vaatame, et see oleks aktiivne, vajutame S-tähte ja kustutame selle ära. Väga lihtne. Nüüd me tahaksime, et see heli oleks siit nagu vaiksem. Ja seda saab mitut moodi teha, saab keerulist moodi teha, saab lihtsat moodi teha, aga mina soovitan ja mina praegu teile näitan nagu ikkagi veel seda lihtsamat moodi, jah veel. Et keerulisema asja näitamiseks on vaja eeljuttu, natuke liiga palju rääkida, me ei mahu siia loengusse ära. Vajutame, et see oleks aktiivne, vajutame V-tähte klaviatuuril ja tekib selline ja tere. Aha, enne veel teeme ühe asja ära, peidame selle nüüd rohelise asja ära. Loudness on siis extensions ja näete, siin on loudness. See peaks teil Reaperis samamoodi olemas olema, niimoodi seda saab siit menüüst ka võtta. Extensions ja loudness. Nii, see on aktiivne ja vajutame Analyze ja ta ütleb -18, aga me tahame -23, parem hiiregloof pihta ja valime ülevalt -23 ja nüüd on ta palju parema helitugevusega. Kuulame korra. Ja tere kuulama. Ikkagi liiga vali. Selleks vajutame siis V-klahvi ja nüüd me tahame, et ta siit, kus see jutt hakkab, läheks vaiksemaks. Hoiame all Macis command klahvi ja PC's control klahvi. Tuleb pliiats ja teeme siia ühe punkti siia, teise punkti siia. Ja nüüd lasin selle command klahvi lahti ja nüüd ma saan neid punkte liigutada ja see ongi helivaljudus, mida ma siin liigutan. Toome seda kohe kusagil 13 detsibelli, vaatame, kuidas nüüd on. Ja tere kuulama. Tänases loeng. Natuke veel. Näete, siin selle kollase pläraka peal on see mitu detsibellid vaiksemaks võtate. Üldine reegel on kusagil 13-14 vähemalt, jah? Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peentöötlust. Tegelikult peentöötlus ongi see tavaline töötlus. Ja nüüd me tahame, et ta siit lõpust läheks jälle sama valjuks tagasi, nagu ta oli. Selle jaoks see command klahv alla, teeme väiksed täpikeses siia
ja siin tuli vist mitu täppi, kuidas see üks täpp ära kadus, nii. Siin oli üks täpikene ja siin oli teine täpikene. Üks täpp oli üle liia, selle teeme aktiivseks ja kustutame. Ja nüüd selle toome jälle nulli, kuidas ma tean, et see null on, sest ma siin kullasel päraka pealt näen. Nii, null on siin üleval, jah. Nii, ja nüüd me saame korra kuulata seda. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi. Nüüd üks asi, mida ma veel näitan, tegelikult see tugevus oli siin paigas, aga klikkame siia selle peale ja valime nüüd siis rea EQ, ehk siis equalizeri. Ja võtame siit equalizerist kusagilt number 2K juurest, 2000 Hz juurest ja võtame selle korra väiksemaks siit. Kohe te saate aru, miks. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcast. Mõte on selles, et tegelikult iga jutt on kusagil seal 2000 Hz, võib-olla ta on ka madalamal, aga muusikas hakkavad need kõrged, eriti keskmised kõrgemad sagedused hakkavad segama seda rääkimist. Ja kui teha muusikat väiksemaks, siis võib-olla piisa, aga iga muusika, taustamuusikaga on sama lugu. Et kui võtta siit kusagil 2000 Hz juurest kusagilt, seda saab muidugi ise testida, aga võtta siit vähemaks, siis ta segab natuke vähem, ta kuidagi sobitub paremini selle jutuga kokku. Kuulame. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, kuidagi nagu jutt kostab paremini silma. Nii, ja nüüd väike nõuanne. Kui sul on selline olukord, et podcasti episoodi salvestamisel oli kaja, oli ruumimüra ja ta oli siuke üsna vali ja kui sa hakkad seda kaja ja müra vähemaks võtma, siis sa saad seda mingil määral võtta, aga mitte ka väga palju, sellepärast et see jutt muutub väga koledaks. Ta ei ole üldse kuulatav. Siis kasuta taustaheli, midagi pole teha, aga taustaheli jätab selle tausta sinna alles, ehk siis ta kuidagi mängib selle müra nagu natuke rohkem kinni, heli tundub viimistletum ja samas see heli, jutuheli tuleb sealt ikkagi üsna selgesti läbi, nii et soovitan kasutada eriti tugeva kajaga puhul, kui seda kajaga ei ole midagi teha, kaja saab ka pluginatega ära võtta, ka sellised pluginad on olemas, aga nad ei tööta nüüd niivõrd perfektselt, ma pärast näitan teile ka. Nii. Ja panime taustamuusika ka alla. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peentöötlust. Tegelikult peentöötlus ongi see tavaline töötlus. Nii, ja siit lõpust, kui siia üles nurka minna hiirega, siis saab nagu välja feidida. Siia igaks juhuks ka feidime siit sisse. Hoian õunaklahvi alla, vajutan siia selle kurvi pihta, siis ta paneb selle kurvi nagu teistpidi. Tavaline töötlus. Nii, väga kena. Kui meil on juba nüüd see kompa siin paigas, see episood on valmis, siis ma näitan ära selle, et kuidas salvestada seda efektiketti. Klikkame siia FX nupu peale ja parema hiireklahviga klikkame siia ja valime FX Change efektiketid ja Save all effects as chain. Nii, ja paneme episoodi FX, niimoodi natuke inglise keeles ka, ja salvestame ära. Nii, ja nii lihtsalt see käiski. Ja nüüd teeme kohe ühe proovi, võtame siis siit kõik efektid, kustutame ära, remove, nii, siis siin samas efektide kohas, läheme siia FX Change'ide peale ja paneme, otsime üles selle episoodi FX, näete, siin ta on ja tõstame selle siia sellele peale ja plaks, kõik on täpselt samamoodi paigas, nii et see on ikkagi väga lihtne töökäik, see töö on väga lihtsaks tehtud ja Reaper on väga hästi nagu soodustab kaasa. Muideks, ma näitan teile ühte asja veel, kustutame need uuesti siit ära. Ma näitan, milline on minu efektikett, mida ma igapäevaselt kasutan ja seal hulgas ka siis näitan neid pluginaid. Iga helitöötleja uhkustab oma pluginatega ja nii ka mina.
mis mul oli, reklaami hääl oli see vist asja nimi, jah. Mul on need siin nii palju, ma olen hästi palju olen teinud neid ja siis kogu aeg salvestan ju, nii. Kuulame korra, kuidas selle heliga tundub. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peentöötlust. Siin on nüüd niimoodi. FabFilter on üks fantastiline pluginate tootja ja FabFilteril on olemas siuke asi nagu Saturn ehk siis saturaator. Saturatsioon on siis see, et ta teeb seda heli nagu kuidagi värskemaks, ta lisab siia juurde selliseid sagedusi ja selliseid asju, et see heli muutub nagu minu arust ta muud nagu raadiolikum. Ja kõige esimene plugin, arutun aeglane, kõige esimene plugin on ka FabFilteri kompressor, näete, siis tuleb NS1. NS1 on Wavesi, on siis tarkvara tootja, pluginate tootja, Wavesi tarkvara plugin, mis võtab vähemaks nii kaja kui ka ruumimüra. See on üks fantastiline asi ja näete, kui lihtne ta on. Siin on ainult üks slider. Kui seda osta, internetis seda saab osta ja see maksab $35 ja ma pean nüüd ütlema, et see on minu elu üks kõige parimaid $35, mis ma üldse olen raisanud. See on kõige paremini raisatud $35 minu elus üldse. Fantastiline asi. Soovitan täiesti soojalt. Ja see on 20 pealse slider, see võtab kõik nagu müra vähemaks ja niimoodi intelligentselt, et siin taga peab olema mingi väga kõva programmeerimise töö, et seda üle interneti nagu üsna paljud ikkagi kiidavad seda pluginat just tänu oma lihtsusele, sa ei pea midagi timmima, siit paned plaks paika ja -20 on kusagil see tase, kus ta juba töötab väga hästi, rohkem polegi vaja ja ta võtab just sahinatähed maha. Siis on, see on nüüd siis Isotope on selline tarkvara tootja, kes on ka väga usaldusväärne sellise keerulise S-logoga. Väga usaldusväärne, väga hea, see on tema DSR. See on nüüd siis equalizer. Siin on siis üks kompressor ja see on see Saturn. Selline on siis minu kett ja noh, võib-olla ta siia praegu sellele äärele ei sobi, aga jällegi siis saab seda timmida ja see viimane Saturn siis see on siis see saturaator, saturatsioon, ma ei tea, kas see tähendab küllastumine eesti keeles, kas see teile ütleb midagi, aga see annab siis selle helile, selle kõla, selle tooni, selle lõpliku tooni. Nii, liigume nüüd edasi, paneme selle faili kinni ja liigume siit edasi viimasesse faasi, masterdamine. Teeme esimese ekspordi, laseme selle jupi välja, mis meil on, oletame, et see on täis episood, paneme helipea siia kõige algusesse, vajutame M-tähte, tuleb siia, näete, sükene marker, seda markerit saab siin ka ümber nimetada, ei hakka praegu näitama pikemalt, aga miks mul neid vaja on? Mul on siit see nupp sisse lülitatud, näete, see magneti nupp ja nüüd, kui ma siit tõmban, siis ma saan automaatselt, ma ei pea nagu siia väga lähedale minema, automaatselt satun nende vahele. Nii, igaks juhust ka save ja võtame ülevalt menüüst file ja render. Avanes selline aknakene ja kohe vaatame siit kõik need settingud läbi, aga kõigepealt paneme siis sellele asjale nime, proovi episood masterdusse. Nii, sample rate 48,000 sobib, kõik need ülejäänud asjad, mis siin on, stereos sobib. Primary output, see on täpselt niimoodi, right, BVF, whatever, ma ei tea, mis asi see on, aga las ta olla sees on ju. Ja siit midagi muud ei pea, ei sees ega väljas olema, kõik peab täpselt nii olema, nagu siin on. Ja kui te olete selle programmi ära salvestanud, siis ta pakub selle salvestamise kohaks automaatselt seda projekti kataloogi, nii et väga mugav. Ja vajutamegi render, üks asi veel. Siin peab olema master mix ja siin time selection juhul, kui te olete selekteerinud ja mis on väga loogiline, ma ei soovita valida siit entire project ega mingisuguseid muid asju enne, kui te ei tea täpselt, mida nad teevad, vaid time selection, eks siis oli see, mis ma selekteerisin ja see on nagu kõige parem ja nüüd ta salvestab täpselt siit kuni siiani, vaatame, render üks fail. Nii, tegi ära, ta pani ülemisel aknal, aga ma õnneks napilt jõudsin selle peale tõmmata, nii. Ja nüüd me teeme sedasi, et selle me paneme faili, paneme kinni ja mitte ei pane kinni, vaid avame siia samasse peale uue projekti. Ja save project, yes. Uue faili ma tegin juba valmis, lihtsalt mina panen siia lihtsalt selle salvestamise jaoks, panen need read siia, läbi mille tuleb siis minu heli jõuab jällegi siis siia video peale. Aga teil need vaja ei ole, te võite täitsa tühja faili
teha ja siin on mul üks tühi rida ja nüüd siia ma lohistan siis selle faili, mis me just äsja tegime ja see fail on siin. Korras, kuulame, kuidas ta kostub. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcast. Nüüd üldse, miks on vaja teha seda masterdust eraldi? Miks ma ei võiks sinna kohe? Siin on master efekt ja master rida, master rea peale pannakse siis need lõplikud efektid, mis teevad siis, et see valjudus oleks õige vastavalt standardile, natukene kompresseerib. Aga miks me seda kohe ei võiks näiteks siia rajale panna või igale poole mujale? Esiteks ma soovitan, seda see on lihtsam selgem. Vahel, kui on pikk podcasti fail, siis seal on palju ridu, palju neid tükke, palju klotse, settinguid, erinevad, mis te olete teinud või möllanud seal, siis teil ei ole ülevaadet. Kui te lasete teda kokku ja vaatate siin, siis te näete kohe täpselt, kus on mingisugused valjemad, kus on nõrgemad kohad, mis sellel helifailil võiks midagi viga olla, kus midagi torkab silma ja seda muidu ei näe. Ma soovitan seda teha ja uskuge mind, kui te lasite selle eraldi välja ja teete masterduse eraldi failis, see kvaliteet tuleb parem ja te olete kindlamad, et kui te episoodi ekspordite ja avalikustate, et see on kvaliteetne ja hea, nii et ma soovitan igal juhul seda teha. Nii, minul on siis see peakanal, kus siis kõik nagu välja läheb, see põhikanal on siin. Masterdamisel siia üldiselt efekte ei panda, pannakse siia peakanalile ja tavaliselt te saate peakanali kätte, kui te vajutate Macintoshi puhul siis own ehk siis command ja M ja see kõige vasakpoolsem kanal, mida minul siit näha pole, mina panin ta siia, seda saab sättida kõike. Own M on siis, peakanal on siis siin ja siia te saate neid efekte lisada. Nii, ja need efektid, mida me siia lisame, on siis tasuta efektid, ka Reaperi enda efektidega saab teha, aga ma ei soovita. Ma soovitan teha nende tasuta efektidega, need on kuidagi paremad, töötavad paremini. Ma panen lingid siia video alla, te saate need tasuta efektid tõmmata, tasuta programmid, jah, täiesti normaalselt töötavad, eks ole. Ulme. Esimene on siis limiter, Loudmax, Toomas Munt ja teine asi, mida me kasutame, on Julian, ma ei oska seda hääldada. Julian, tõmbame selle siia teiseks. Seda Juliani on vaja selle jaoks, et tema järgi me saame vaadata, mis on see täpne tase ja veenduda, et see tase on täpne ja selle Loudmaxiga me saame selle taseme nagu õiges keerata. Vaatame korraks. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peentöötlust. Tegelikult peentöötlus ongi see tavaline töötlus. 17-18 tavaliselt jah, kui nagu kompresseerin ja teen, siis on isegi ta vaiksem. Ja ma isegi soovitan niimoodi, et võib-olla ta võiks olla -23, aga praegu siin selle jaoks me ei hakka tegema. Oluline oli see, et ta oli nagu vaiksem kui -16 LUFS-i. Ta oli -18. Ja see on siis siin nii-öelda teatud aja peale arvestatakse see valjusus ja nüüd avame siis 2 akent korraga. Üks on siis see Loudmax, mis on näete selline tööriist siin ja see alumine riba siin näitab, kui valjuks tohib heli üldse minna. Siia paneme -1 detsibelli, jah. Ja ülemise ribaga, ülemise slaideriga me hakkame kontrollima seda, kui palju ta kompressib. Ta kompresseerib ära, ta ei lase valjemaks minna, aga tõstab heli tugevamaks, mitte lastes selle liiga valjuks minna. Ehk siis see ongi nagu ka omamoodi kompresseerimine ja see ongi see protsess, mille käigus tulevad välja kõik need sageli, kõik need S-id ja põhid ja muud asjad, mis vahel on niimoodi, et muusika on natuke liiga vali alguses tundub. Ja kui sa siit nagu lõpu selle masterdus ära teed, siis ta muutub hoopis valjemaks. Ja vahel tulevad ka muud asjad välja, nii et seda protsessi on mõttekas eraldi hoida. Aga nüüd ma panen selle käima, teen aktiivseks ja siis hakkan selle slaideriga, selle ülemise slaideriga siin mängima. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile peentöötlust. Tegelikult peentöötlus ongi see tavaline töötlus. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle, mismoodi teha podcasti episoodile
peentöötlust. Tegelikult peentöötlus ongi see tavaline töötlus. Nii. Öeldakse -16, aga -15 koma millegiga lufsi on ka täiesti okei. See on ülemaailmne standard ja veel kord, see ei ole see täpne helitugevus, vaid see on keskelt läbi mingisuguse aja peale keskmine selline helitugevus, mida kõrv tajub, kui valida on niimoodi, et see -15,6, praegult ma ütlen, et see on täiesti okei, aga võite ka timmida niimoodi, et ta läheks nagu veel täpsemalt paika. Ma näen, et see on orientiir, ta ei ole täpselt kinnipidamiseks, kuigi võib kinni pidada, aga minu arust ta on orientiir. Nii, aga praegusel hetkel on meil masterduseks kõik tehtud, mingisugused väga tugevaid kõrvale kaldeid ja hälbeid me sinna näinud, nii. Ja nüüd uuesti salvestame selle, või tähendab, paneme paika viimase koha, kuulame siit korraks. Tõmbame siit igaks juhuks välja, feidime välja, alguse paika. Nii. Ja tere kuulama. Tänases loengus vaatame üle selle. Tundub, et on paigas. Paneme save ja ekspordime selle siis ära. Ja nüüd tuleb tähele panna. Proovi episood. Siia tuleb panna 44100. Läks. Siin on kõik jääb samaks stereo, nagu ma ütlesin, siis kui on ikkagi muusika, siis tasun panna stereo. Nii, siis siit valime nüüd, Wave'i asemel valime MP3, väga oluline samm. Ja see peab olema 192 kilobitti per sekund, seda mina isiklikult soovitan. Siis tuleb enam-vähem okei. Kuigi ühed ütlevad, et pane madalamaks, teised ütlevad, et pane kõrgemaks, ma ei tea, neid arvajaid on igasuguseid. Aga igal juhul 192 kilobitti per sekund on ja stereo on täiesti okei ja fail ei ole ka liiga suur. Nii see on paika pandud. Siit on time selection ja nüüd on ta paigas ja vajutame Nii, tegi ära. Ja nüüd võtame ette siis selle sama faili. Näete, siin ta meil on proovi episood. Seda praegult kuulama ei hakka, aga see proovi episood MP3. Nüüd, kui me paneme nagu siukse vaate, Windowsis on samasugune vaade, siis näete, siin on mingi nõme siuke noot, kui ma nüüd klikkan parema hiireklahviga, kui ma panen kiirvaate peale, siis siia ei kuvata mitte midagi, te kuulete ainult heli. Üks etapp on veel teha enne, kui see sama MP3 fail avalikustada ja see etapp on samamoodi väga oluline. Nimelt tuleb teha metatagid lisada. MP3 failil on sellised asjad olemas nagu metatagid. Parem hiireklahv pihta ja jällegi on olemas tasuta programm selle jaoks, tag editor Macintoshile ja PC-le on midagi taolist olemas, on tasuta variante olemas. Üldiselt, kui need sükke programm osta, siis maksimum mingi $15 maksab, aga see on väga oluline, sellepärast, et siia sisse kirjutatakse kogu selle info selle podcasti episoodi kohta ja Google oskab otsida ka neid MP3 tag'e juba ja indekseerida, kujutate pilti, jah. Nii, siin on siis meie episood avatuna praegult artwork, mingit asja ei ole, siis ma panen siia mingi oma logo näiteks, jah, lihtsalt näiteks, aga kokkuvõttes siia asemel artworki asemel on vaja panna siis podcasti tunnuspilt või episoodi tunnuspilt. Mina soovitan pigem podcasti tunnuspilti panna, et kui näiteks kõik teie podcasti failid on kellelegi alla tõmmatud ja kõiki podcasti faili saab alla tõmmata, siis nad oleksid kõik ühe pildiga, eks ole? Või kui on näiteks igal episoodil oma pilt, siis sellel episoodil pildil oleksid ka mingisugused kindlad samad tunnused juures, et see on nii nagu visuaalne bränding ju. See on ju teie väikene bännerikene ja kellegi desktopi peal. Niimoodi, et nii, title, siia tuleb episoodi nimi. Proovi episood sobib väga hästi. Artist, siin on nüüd need saatejuhid, kes saadet juhivad, ma olen siia need pand. Ja saatekülaline ka, kui on mingi 1-2 saatekülalist. Nii, Uku Nurk. Album, siia tuleb nüüd podcasti nimi tuleb siia kirjutada. Podcasti nimi. Genre, no see on selgelt podcast.
siia võib panna nüüd selle episoodi kommentaarid, aga mina näiteks, kui ma oma klientidele midagi teen, siis ma olen siia pannud ka selle, et töötles Uku nurk, file name jääb samaks ja albumartist, siia võib panna ka selle, kui te kasutate näiteks kedagi, kes nagu mingi kujundab või teeb midagi või siin on näiteks muusika, siis võib panna siia ka albumartisti, ehk siis kui keegi mingit veel midagi nagu teeb siin, et mingisugune kunstnik, kes on vaja ära mainida või kes tegi selle pildi või ükstapuha mida muud, et siis need võib siia ära mainida. Track number, ma ei ole siia mitte midagi kirjutanud, Apple podcast tahab saada kangesti neid sessiooni ja neid järjekorra numbreid, aga ma ei ole siia midagi pannud, nii et ma arvan, et see ei ole midagi vaja panna. Kui te selles hostingus, podcasti hostingus juba ära mainite vastavad numbrid, siis siia pole vaja nii ja paneme save. Niimoodi, näete, ilus pildiga fail ja kui ma nüüd siia pihta klikkan, näete, siis ma arvan Windowsis on mingi taoline samasugune variant olemas, ilusti näidatakse nime, artist, album, nimi, pikkus, eks ole, kõik asjad. Võiks veel rohkem siia kirjutada, kõike siin näidata ja iga mängija näitab oma ise palju, eks ole, neid. Nii et see, ütleme, tagimine on oluline ja läheb järjest olulisemaks, arvestades eriti veel seda, et näiteks kui te lisate selle siia oma sellesse Apple'i podcastidesse või mis see on mul Music ja Apple'i muusikusse millegi pärast pani, siis kõik need pildid ju jäävad nagu teie kaanepiltideks ja need nimed ja asjad, need on ilusti loetavad ja muideks ka arvutist endast otsitavad. Apple'is oskab siis Spotlight oskab otsida neid metatääge ja internetis oskab otsida, ma arvan Windowsis täpselt sama variant, et osatakse otsida neid metatääge. Nii, ma loodan, et te õppisite siit midagi, ma loodan, et te saite targemaks ja mis kõige tähtsam, ma loodan seda, et te saate seda tarkust kõike kasutada. Juhul kui te otsustate minna Reaperi peale üle, siis alati võite mulle kirjutada, küsida nõu, küsida täpselt juhendamist, sest Reaper on väga sügav programm ja ma arvan ka seda, et ma ilmselt pühendan selle Reaperile veel ühe koolituse ja e-kursuse siin selles keskkonnas. Aga aitäh, et olite minuga ja soovin teile head podcastimist.